Me saame mõelda, et muusikaga annab niivõrd palju inimesi mõjutada. Meil siin täna on vaikus, sellepärast, et muidu te ei kuulaks, kui meil Koit Toome siin kõrvaks mängiks, siis kõik kuulaksid Koit Toomet, mitte mind. Aga kaupluses, kui sa lähed, siis vaikus on kõige ebamugavam asi üldse, mis saab olla. Me oleme tudengitega teinud katseid, kus siis mängisime muusikaga ja üks hetk oli see, et panime muusika vaikseks. Mis juhtus? Inimesed tulevad poodi ja hakkavad hiilima vaikselt. Ei, seda ei saa putud, see krabiseb, ma parem lähen siit kiiresti minema. Ja väga kiiresti läksid poest välja. Tuleb sädistav tüdrukute seltskond sisse, kõik sädistavad, järsku hakkavad sosistama. Sosistavad, lähevad varsti sosistades välja. Vaikus on üli ebamugav ja nüüd ongi, et tegelikult muusika peaks mängima. Ja sul on terve suur teadus taga, et milline muusika on, et näiteks aeglane muusika on ära tõestatud, et aeglane muusika tõstab päevakäivet. Oled sa siis toitlustuses või sa oled jaekaubanduses või teeninduses, et tegelikult teema ongi, et mida kauem inimene su juures viibib, seda rohkem ta ostab. Jällegi on seda proovitud ja tõestatud igati pidi, sa jõuad talle rohkem pähe määrida, ta jõuab ise vaadata kauem ja selgusele jõuda. Ja nüüd ongi, et meil on vaja see inimene hoida seal meie juures. Ja kui sa paned siis kiire muusika, siis ühesõnaga inimesel on täiesti selline alateadlik või mitte teadvustatud kalduvus enda sellist liikumisrütmi panna muosikarütmi. Ehk et kui on kiire muusika, lähed kuskile spordipoodi, ilusad siledad tüdrukud poisid panevad selle endale taustamuusikat, siis on toredam poes nagu müüa ja tööle tulla ja tead jälle, et täna noortepärane muusika käib seal nii tore seal olla. Siis rahvas tuleb ka niimoodi, vaatab op ja kohe välja ja osad asjad jäävad nägemata. Aga paned aeglase muusika, mingid ballaadid, te olete seda ka kogenud, lähed õhtul peale tööd, lähed koju, niimoodi hästi kiire on, nüüd on vaja veel kiiresti poest läbi, lähed poodi ja aeg kaotab igasuguse tähenduse järsku. Hakkad uimerdama, sa vaatad, piima on vaja osta, leiba vist oli vaja osta ja veel midagi ja siis lähed veel tagasi makaronide juurde, sest et sa läksid nästi ammu mööda, siis tuli meelde, et võiks makaronega osta ja uimerdad ja jõuad kassast läbi ja sa ütled, sorruis, kus on kiire, paned jälle minema. Nii et mis see on? See on muusika, mis võtab teie tempo niivõrd maha, et ei saa, ei tunneta seda ka. Nii et muusikaga on võimalik seal instrumentaal- ja vokaalmuusika, suur teadus, ma ei hakka seda siin, ei jõua täna kõik ära rääkida. Lõhnad, ütleme, kui muusikaga veel meiega juba manipuleeritakse päris kenasti kauplustes, see ei ole suvaline muusika, mis seal taustaks mängib, siis lõhnadega on asi natukene lapsekingades, võib-olla isegi õnneks, ma loodan. Ma olen küll ise hoidnud käes lõhnamasinat, kuidas programmeerida, et kui tihti, millise kontsentratsiooniga, mis lõhnada sulle sinna õhku laseb, aga meie suuremates jaekettides seda õnneks ei kasutata veel, et seal on ikkagi naturaalsed lõhnad. Küll aga sa saad ikkagi mõelda, mis on see lõhn, mis võtab sind vastu. Ma olen siin viimasel väga palju ma käisin eelmine nädal, käisin Kuressaares, olid kõik Eesti koolide õppealajuhatajaid koos, võimus oli kampale. Saal oli täis õppealajuhatajaid, hirmu higi oli otsas. Ma olin hiljaks ka sinna, olin praamist maha ja palusin vabandust, ma rohkem kooliaeg tuli meelde. Ja sai ka õppealajuhataja juures vahepealt käidud. Aga seal sai ka räägitud atraktiivsest koolist. Ja siis ma rääkisin oma kogemust, kuidas ma vene ajal, kui väike poiss veel käisin koolis Viljandis, siis tüüpprojekti järgi koolid olid tehtud, kus lähed eesuks sisse, 2 treppi läheb. Üks läheb alla, teine läheb üles, alla läheb garderoobi, üles läheb siis klassiruumidesse. Iga kord, kui sa tulid hommikul, siis kooli ukse lahti tegid, siis sealt alt garderoobist hoovas sellist mõnusat juustukat. Et iga kord, kui uks sisse sa sõid kohe vastu nägemist ära selle juustuga. Ega sa ei saanud seda ignoreerida, sa pidid sukelduma sinna sisse, sest et kooli juhtkond, kaasa arvatud õppealajuhataja, seisid seal rivis ja kontrollisid, kas on vahetusjalatsid ja mis iganes ja siis sa pidid sinna sukelda. Iga päeva algus oli niivõrd meeldiv. Ja me saame ka vaadata, et kui sul on kohvik, kui sul on büroo minu pärast, näiteks meil, ma näitasin seda ökonoomikumi maja, kus me seal oma majandusteaduskond oli, nüüd õnneks lammutatakse maha ja sinna tehakse uus ja uhkem maja, aga mul on täitsa hea meel, et see maha lammutatakse, sest meil on seal söögikoht ja iga kord tudengid lähevad hommikul, tulevad seal ökonoomikumi uksest sisse, esimene asi, mis sulle vastu on selline fritüüriais, sulle näkku ja küsimus on, et kui sa tuled õppima kooli või ülikooli, kas siis on fritüüriais on see, mida sa pead iga päev tundma, et võib-olla see võiks midagi muud on, ehk et tegelikult mõelda
mis on see, mis lõhn võtab inimest vastu. On see kas või ainult värske õhk, see on ka väga mõnus, tunned, siin on tuulutatud, siin on hea olla. Või on seal mingid erilised lõhnad, näiteks kui te peaksite oma isiklikku elamist maha müüma, siis on üks väga hea lõhn, on leivalõhn, ehk siis tulevad potentsiaalsed ostjad teie kodu vaatama, lõikad leiva, värske leiva laua peale lahti. Inimesed tulevad, oi, küll siin on kodune tunne, tegelikult lõhnab leib laua peal. Nii et lõhnaga saab väga palju meid mõjutada. Riietusega, kuidas, ma võiks tegelikult, ongi natuke nadi, et selle Startup Day üle ma muidu uhke ja ma promondada kõvasti, aga tegelikult oleks palju normaalsemalt, kui ma oleks ülikonnadena selga pannud, siis te usuksite jälle 2 korda rohkem kõike seda, mis ma räägin, sest et siis sa oled soliidne. Kõik suuremad pätid ja kaabakad ju käivad ka ülikonnades ringi, sest et siis usaldatakse neid, et väiksed sullerid, need käivad T-särkides ja katkistes teksastes. Et riietus on tegelikult väga tähtis, mis jällegi mõjutab inimesi. On ka lausa jälle uuritud, et inimestel on kalduvus anda järele kergemini siis soliidsete ja meeldivate inimeste soovidele. Ehk siis, kui tuleb asotsiaal kuskile sulle poe nurga taga tuleb, siis sa vaatad, et saaks kaugemale, aga oleks ta ikkagi korralikult kammitud ja pestud ja tuleks, väga oleks vaja saia raha, et äkki siis sa vähemalt võib-olla oleks nõus temaga suhtlema juba. Praegu vaatad kaugelt ja õudus tuleb, ma lähen kiiresti minema. Nii et riietus mõjutab väga palju ja samamoodi teenindus. Et see teenindus oleks tõesti võt see on elamuse koht, kus saab teha, et mulle meeldis, kui draamakäsitlus on olemas kohe, et sa mõtledki, et see teenindusakt, ükskõik, kas sa müüd mingit toodet või sa teenindad inimest, kui on edasi müüjale müüd, see on keeruline seal mingit draamat iga kord teha, aga lõppkliendile teha see meelde jäävaks, see ost, mis sa tegid, et ta saaks ka minna jälle sõprade ja sõbrannad juurde, sa ei kujuta ette, ma käisin neile siukest asja ostmas, uskumata, mis kõik toimus, et vaat sellist elamust pakkuda neile ja ma toon, kuigi aeg jookseb meeletu hooga, aga ma toon ühe näite bussisõidust. Tavaliselt Eestis ma sõidan hästi palju bussiga erinevates kohtades ja enamus ajast bussijuhid ei räägi üldse midagi, vaatavad niimoodi, istud sisse, siis ta sõidab minema. Vahest ükskord ma sõitsin Tartust Viljandisse, siis võttis bussijuht mikrofoni, kinnitage turvavööd ja siis hakkas sõitma. Või siis luksbussidega, kui te sõidate need luksekspressid, seal on juba mingid protsessid paigas, seal on neil kohustus võtta toru ja rääkida tervist, alustame sõitu Tartu poole, sõiduaeg on umbes selline, minu käest saate osta kõrvaklappe ja pudelit vett ja sellised peatused teeme ja head reisi. Ja selline, siis paneb nupu sisse ja siis tuleb inglise keeles ja vene keeles ka sama lugu. Ja niimoodi sõidad. Ega see bussijuht ei peagi mingi kloun olema ja tegema, nüüd me teeme teile Ameerika mägesid ja nii edasi, et mingid raamat oleks, et see on tähtis, et saaksid punktist A punkti B. Aga üks aasta ma käisin Saksamaal, käisin konverentsil, Leipzig oli koht, kuhu ma pidin minema, lennukiga Berliini ja sealt edasi bussiga 2 tundi siis Leipzigisse ja siis astun bussijuht oli mingi noorem meesterahvas ja siis astub rooli ja siis võtab ta aru, no nii, sõbrad, nüüd hakkame sõitma Leipzigi poole. Praegu on küll selline lugu, et siin Berliini tänavad on natuke kitsad ja autosid on palju, siin meil kiirus ei ole väga suur, aga kui me saame sinna kiirtee peale, nii kui purujutt on taga, me paneme siit minema, vaat sellepärast pange turvavööd kinni, seda liha ja verd ei jõua kokku koguda pärast, kui meil peaks midagi juhtuma. Siiamaani pole juhtunud, aga mine sa tea. Kuna see esimene kord rahvas, ütleme, päris naerda ei möörganud, sest et sa oled samas bussis, kus siukest juttu räägitakse, et kahtlus tekib, aga samas muigasid ja naerda puksusid ikka natukene. Jõudsime kohale, kõik kenasti ja siis, kui nädal aega hiljem tulen tagasi, täpselt sama liiniga mingi vana mehe istub rooli, vaatan, kui aime, et eelmine kord ikka mõnus, et mingisugune äge vend oli roolis, et see on mingisugune tohman see. Ja hussakas võttis aga mikrofoni hakkas jälle rääkima, rahvast tõesti möirgas naerda, terve bussidest rahvast möirgab naerda. Näiteks igast asju ma ei mäleta enam saksa keeles, aga üks oli näiteks, kui te vetsu lähete, siis minge palun sokkide väel, sest siis on kindel, et ka järgmised saavad sokkide väel sinna vetsu minna. Või siis, kui Berliini hakkasime kohale jõudma, et ja nüüd, kallid sõbrad, on aeg vaadata oma isiklikud asjad üle. Ega nendest rahakottidest pole hullu, aga vaat mobiiltelefoniga pole mul mitte midagi pihta hakata. Need on ju lukus teil, koodid peal ja nii edasi. Ja ta ongi tegelikult kõik see sama informatsioon, aga kuidas sa seda annad, kogu see suhtumine, see kõnemaneer ja emotsioon, see on tähtis. Nii et teenindus on üks väga äge valdkond, kus me saame pakkuda emotsioone. Siin on veel neid emotsioone, ma lähen siit üle.